Head kaasteelised, oleme kindlasti mõtisklenud usu ja usalduse rolli üle elus. Vahel hindame me oma usku üle, vahel liialt väikseks. Enamasti soovime, et meil oleks rohkem usku. Aga milline vahekord peaks meie usul olema elu reaalsusega? Neile ja teistele küsimustele annab Jeesus Luuke evangeeliumis 17. peatükis salmides 5-10 vastuse. Kuulakem siis. Ja apostlid ütlesid issandale, kasvata meie usku. Aga issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepi ivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre. Ja see kuulaks teie sõna, aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia, istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Kõik algab apostlite palvest kasvata meie usku. See palve kerkib esile pärast Jeesuse õpetusi jüngriks olemisel väljakutsetest ja õigest varandustega ümberkäimisest. Ühesõnaga nad olid kuulnud päris palju kainistavat, hoiatavat, mis kõik pani nende usu proovile. Siit ka see palve kasvata meie usku. Jeesuse vastus on aga üllatav. Ta ei ütle neile, mõelge rohkem positiivselt. Küll Jumal kõik asjad kuidagi korraldab. Ta ütleb, kui teil oleks usku nagu sinepi ivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre. Ja see kuulaks teie sõna. Mis see üsna vastuoluline pilt siis võiks meile öelda? Jeesus ei räägi siin usu kvantiteedist või kvaliteedist. Ta ei ütle, et uskuge ikka tugevamini ja kasvatage oma usku. Ta ütleb, kui teie usk oleks kas või nagu sinepivake. Teiste sõnadega isegi kõige väiksemast, kuid ehtsast usust piisaks. See ei ole usk mingite teoreetiliste tõdede suhtes, vaid usaldus Jeesuse ja Jumala võimaluste suhtes. Apostel Paulus nimetab seda ka usuanniks, Jumala poolt antud väeks, mis usu kaudu tuleb. See usk hakkab tööle seal, kus inimese mõistus ütleb üles. Just siis jääb üle loota vaid Jumala sekkumisele. Teisest küljest mooruspuu, mida see usk peaks liigutama, sümboliseerib midagi väga püsivat ja sügavalt juurdunud. Markuse evangeeliumis räägib Jeesus mäest, konkreetselt templimäest Jeruusalemmas. Mõlemad pildid sümboliseerivad sügavalt korrumpeerunud süsteeme, mida ühiskond peab muutumatuks. Need on sügavalt juurdunud süsteemid. Need süsteemid loodi kunagi headel eesmärkidel, kuid aja jooksul kaotasid oma sisu. Jeesuse ajal oli selliseks süsteemiks kujunud templimäe ümber koondunud elu, mille kohta ta pidi andma üsna karmi hinnangu. Te olete palvekojast teinud röövlikoopa. Tänapäeval võib selliseks mooruspuuks ehk metsviigipuuks olla süsteemne ebavõrdsus, poliitiline polariseerumine, bürokraatia, jäikus.
eelarvamused ja sõltuvused. Kuid Jeesus ütleb, kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule juuri end üles ja istuta merre. Ja see kuulaks teie sõna. Niisiis pisim, kuid ehtne usaldus Jumala vastu on võimeline võitma sügavalt rikutud ja juurdunud inimelu ahistavaid süsteeme ja olukordi. Kuid Jeesus ei lõpeta sellega. Ta lisab veel teisegi mõtlema paneva pildi. Ta küsib, kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vööle, teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Kas ta see sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Ja Jeesus lõpetab mõttega, nõnda ka teie. Kui te olete teinud kõik, mis teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Aga mida tähendab olla tühine sulane? Kreekakeelne sõna areios, tühine ei tähenda, et selline sulane oleks väärtusetu või kasutu. See tähendab pigem teenistust, millest ei otsita mingit isiklikku kasu. Johannese evangeeliumis 15. peatükis 15. salmis ütleb Jeesus, ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks. Just sellisest isetust sõprusest lähtuvast teenimisest kasvab ka mägesi ja mooruspuid liigutav usk. India kirjanik Rabindranath Tagore on öelnud, usk on lind, kes laulab, kui öö on alles pime. Tänane evangeelium aga ütles, et see on sõprade laul keset pimedust. Laul, mis juurib välja ka kõige sügavamalt juurdunud pahed ja sõltuvused. Laul, mis kõneleb armastusest päästja vastu, kellel on meelevald taevas ja maa peal. Palvetagem. Issand, sa näed ja tunned meie südameid ja elu. Täida meid siira usu tänuga, sest sinul on vägi liigutada mägesid ja puid meiegi läbi. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.